Tere! Mina olen Karl, mina olen Nukuteatri näitleja. Tervitan teid täna Kalamajast oma raamatu riiuli eest. Ja soovitan teile lugeda 2 raamatut, mis sobivad igas vanuses raamatusõbrale. Aga nende raamatutega on ka üks väike lugu. Nimelt, kui ma teatrikoolis käisin veel mõned aastad tagasi Viljandis, siis pandi mulle esimest korda elus hüüdnimed. Minu kursuse kaaslased panid mulle 2 hüüdnime, nendeks olid Papa Karlo ja Nuusknõmmik. Papa Karlo siis, kui mul parasjagu oli habe, ja Nuusknõmmik siis, kui mul habet ei olnud. Mingisugust loogilist seletust ma selle kohta ei suutnud leida. Aga mul ei olnud selle vastu midagi, sest et mõlemad tegelased olid minu lapsepõlve lemmik kangelaste raamatutest, nii et sellest tulenevalt ma soovitan teile 2 raamatut. Esiteks Carlo Collodi Pinocchio. Ja just Pinocchio, mitte Buratino, kuigi Buratino on meie lastele ja ka täiskasvanute kindlasti tuttavam kui Pinocchio. Ta on ju ka meie Nukuteatri laval korduvalt seigelnud ja Ferdinand Veike, Nukuteatri asutaja, üldse üks esimesi, kes Buratino meile Eestisse tõi just teatrilaudadele. Aga Pinocchio on tegelikult originaal ja Tolstoi kirjutatud Buratino on koopia. Lihtsalt Tolstoile väga meeldis see lugu ja ta kirjutas selle vene kultuuri jaoks pisut ümber. Aga austusest kirjaniku vastu, Carlo Collodi vastu pani siis Tolstoi Buratino papale nimeks Papa Carlo, kuigi siin Pinocchio papa nimi on Geppetto. Aga teine hüüdnimi, mis mul oli Nuusknõmmik, tuleb raamatust, Tove Janssoni raamatust Muumitroll, mis on üldse mu kõigi aegade lemmikraamatuid, mida ma olen korduvalt lugenud ja loen kindlasti veel mitu korda oma elu jooksul. Aga siin on üks osa, mis sellest mulle eriti meeldib, on Muumipapa memuaarid. Et kui muid osasid on kindlasti ka multifilmide vahendusel nähtud, siis Muumipapa memuaarid on üks eriti vahva lugemine. Ja kui ma koolis käisin, siis kinkisid sõbrad mulle ka siukse raamatu nagu Nuusknõmmiku mõtteteri. Ja täna ma siit, see on siis katked sellest Muumitrolli raamatust, aga siit ma loen ühe Nuusknõmmiku mõttetera, mis tänasesse päeva ehk sobib. Nojah, lausus Nuusknõmmik, on ju võimatu olla kogu aeg lahke ja seltskondlik. Sa lihtsalt ei jõua seda. Nii on, praegusel hetkel me väga seltskondlikud olla ei saa, küll aga lahked. Nii et olge lahked, lugege häid raamatuid.